see on tegelikult programm, mis on meil algseadistuses. Ehk et kui sa ostad arvuti, siis on sul, sa saad panna sinna peale, eks ju, Windowsi ja Wordi ja PowerPointi ja siis veel need programmid, mida sul vaja on. Meie sünnime samasuguste programmidega. Ja mina ajan inimese seest neid programme taga. Nende programmidel on alati programmivalvurid ja terve tohutu suur süsteem ja nad kõik tahavad energiat saada. Ja kui neil läheb kõht tühjaks, siis nad toituvad sinu sellest ohvri energiast. See kõlab väga imelikult, aga kui sa selle programmi nagu enda seest nagu välja võtad, siis see probleem kaob ära. Seda ei ole lihtne teha ja ma ei tea, ma ise ei osanudki seda teha ja ega ma teda endal ei ole ka sellisel kujul nagu lahti päris saanud. Aga ta kordades ja kordades väheneb. Ja iga siin peale teadlikkuse ja kohal olemise mitte midagi muud ei aitagi, et kui sa märkad, et ma olen jälle siin, mul hakkab jälle see traalivaali siin kõrvade vahel peale, eks ju see hala, mis siis tuleb, igal ühel on see ju isesugune, aga ta tuleb nagu kindla, no sa tunned ära, kui see tuleb, eks sulle energia kukub alla ja sa hakkad siis seda ketrama ja siis sul hakkab ärevust tõusma. Ja siis ega seal ei olegi muud, kui sul peavad olema mingisugused väga head stoppamise meetodid, mis sinule sobivad. Neid meetodeid on väga-väga palju. Mina täna kasutan enda puhul hingamist ja selliselt, et ma hingan sisse valgust ja välja hingan armastust. Ükskõik, kuidas sa seda endale ette kujutad, aga mind see rahustab kõige rohkem maha ja ühtlasi ta tõstab mind nii palju kõrgemasse energiasse ehk vibratsiooni, et need madalad tegelased lihtsalt, ma olen nende jaoks nagu kättesaamatu. Aga ma olen kasutanud igasuguseid, ma olen ikka väga palju kasutanud puhastamist, kõikidel tasanditel puhastamist ja igasuguseid treemetodeid ja no mida kõike. Neid meetodeid on tõesti väga-väga palju. Aga üks hetk sa leiad selle, mis sind maha rahustab, ehk et ütleme nii, et esimene samm seal selles ohvri rolli juurest väljatulekul on ikkagi oma närvisüsteemi stabiliseerimine. Et sa kuidagi leiad enda jaoks selle sobiva süsteemi, mis sinu kõrvade vahe maha rahustab. See on nagu hästi oluline, kui sa saad oma närvisüsteemi stabiliseeritud, ehk sa jõuad sellega nagu sinna turvalisusesse, on ju. Et mind ei ähvarda miski, tegelikult on minuga kõik korras. See on ainult minu mõte, mis ketrab ja mis mulle seda hullust tekitab, siis see on see, millega sa saad nagu teadlikult ennast sellest välja tuua. Aga see nõuab kohalolu, et sa märkad seda, mitte see on meil selline alateadvuse programm, et kohe, kui kuskil on mingi oht, siis see programm käivitub ja sa oled selle programmi võimuses. Ja ma pean ütlema, et mul see programm oli küll sellise raja sisse tallanud, et mul oli ikka väga-väga raske. Ma vahel tänagi kukun sinna sisse korraks. Ja siis ma saan aru, et okei, ma olen jälle siin ja siis ma tõstan ennast sealt välja, aga ma sellega ikkagi täna ka veel tegelen. Jah, need programmid see on päris võimsad teinekord. Ja ma arvan, et iga kuulaja ja vaataja, kes selle teemaga natukenegi kursis on või kokku puutnud on, siis teab seda tunnet. Ja mul on niisugune tunne tegelikult, et ma olen nagu seda meelt ka, et need ei pruugigi ära kaduda lõpuni. Või me õpime nendega lihtsalt paremini kohanema või paremini toime tulema. Ja, ei pruugigi kunagi ära kaduda, aga nad jäävad nagu, nad ei saa enam võimu sinule. Ehk et küsimus on selles, et kas sina juhid neid programme või juhivad need programmid sind. Ja enamus inimesi on ikkagi programmide poolt juhitud. Et nad lihtsalt käivituvad, nad lihtsalt teevad, nad lihtsalt lähevad ja kui sa hakkad nagu küsima sügavamaid küsimusi, et miks sa seda teed või miks sa just nii teed või mis see sulle annab või mille pärast või kuidas sa ennast tunned, siis nad ei oska mitte midagi vastata, sest nad on kogu aeg nii teinud ja nad ei ole tulnud selle pealegi, et võiks kuidagi teisiti teha. Ja võt see on see mõttemustrite muutmine, ehk et mis siis minu ülesanne on või kuidas ma ennast näen, siis ütleme nii, et kui meil on nagu prantsuse keele tõlgid ja itaalia keele tõlgid ja vene keele tõlgid, siis mina olen nagu alateadvuse tõlk.
ehk et ma kuulan seda, mida sa räägid ja siis ma hakkan sulle lahti tõlkima seda, missugused programmid sinu sees jooksevad, mis panevad sind selliselt rääkima, sest see, mida me räägime, on see, mida me usume ja see, mida me usume, on see, mille järgi me käitume. Kes me oleme? Jah. Ehk et sinu identiteet on seal peidus. Ja kui sa vaatad, missugust juttu inimesed räägivad, siis sa üsna täpselt, mitte et ma tahaks lahterdada inimesi, aga nad ikkagi näitavad väga täpselt ära, kus nad oma mõtlemisega on. Kas see on midagi, mida sa nii-öelda ka teenuse abina nagu tegelikult päriselt pakud siis? Coachingu või missuguses vormis seda sama alateaduse lahtimuukimist või märkamist? Ja ma õpetan inimesi tegelikult ise ennast lahti muukima, sellepärast, et see töö on eluaegne töö iseendaga. See areneb kogu aeg edasi, sa kogu aeg järjest avastad kõike ja meil tegelikult ei ole mitte kellelgi nii palju raha, et käia mööda tervendajaid ja lasta ennast terveks teha. Ehk et minu koolitused on kõik sellised, esiteks need toimuvad ainult üks kord, kõiki koolitusi toimub ainult üks kord, sellepärast, et siis ma olen selle teema ära teinud. Ja teemad on kõik need, mis minul tulevad elus ette, millega ma pean tegelema oma isiklikus elus. Ja siis ma hakkan tegelema ja siis ma vaatan, et okei, aga see on selline info, mis ma olen nagu saanud, sest siis ma süvenen sellesse teemasse ja ma osalen väga palju koolitustel ja olen väga palju raamatuid juurde. Ehk et see infomaht, mis mulle tuleb, on tegelikult nagu ikkagi väga suur. Ja kui ma olen enda jaoks nagu oma probleemi niimoodi nagu kuskile maani ära lahendanud, siis ma teen selle kohta kursuse ja kutsun inimesed siis kaasa. Ja see suhteselguse koolitus, kus ma praegu olen, sündis praktilistel asjaoludel. Nagu ikka suhetes juhtuvad igasugused üllatused ja siis ma tahtsin ikkagi aru saada, et mis mu suhtes päriselt on ja siis ma sain aru, et mul suhted teadlikkus on 0. Ma olen olnud 34 aastat suhtes ja ma ei tea suhtest ja käitumisest suhtes ja konfliktide ja asjade lahendamisest mitte midagi. Ja see oli mulle nagu selline taipamine, et kui inimesed eriti, ma tegelen põhiliselt naistega, kuigi sinna muudan oma elu kogukonda, on hakanud ka mehi imbuma. Ja lõppkokkuvõttes ju vahet ei ole. Aga naised on nagu altimad oma teadmisi perekonnas rakendama. Et mehed käivad koolitustel ja nad saavad targemaks ja nad nagu arendavad ennast kui isiksust rohkem. Aga naised on need, kes on empaatiavõimelisemad ja nemad siis annavad oma teadmised edasi ka lastele, eks ju, ja tilgutavad meestele ka. Ja kui naine juba oma käitumist suhtes muudab, siis tegelikult see muudab väga palju suhte dünaamikat. Ja siis niimoodi need tulevad ehk, et sellel aastal siis kõigepealt me alustasime, eks ju, et õnneliku elu baaskursusega, seal ma õpetasin naisi, kuidas ennast stabiliseerida. Kuidas saada see enesekindlus, et sa üldse saad hakata vaatama, mis su elus toimub, sellepärast, et kui sa oled ebastabiilne, nii nagu mina seda olin, siis ei ole sul julgust mitte midagi teha. Aga kui sa ühel hetkel saad aru, et ma ikkagi riskin, et ma ei tea, mis tuleb, aga ma riskin, siis võib juhtuda, et kui sul ei ole teadmisi, siis sa ka ei jõua kusagile. Aga kui sa saad aru, et need on minu baasvajadused, ma pean aru saama, kuidas ma saan ise kellestki sõltumatult oma baasvajadused ise ära rahuldada. Ja kui sa seda saad aru ja kui sa seda oskad, siis ei karda enam ei hülgamist ega mitte midagi, siis sa tead, et sa saad hakkama. Ja võt sealt edasi sa saad hakata siis absoluutselt kõiki asju oma elus muutma. Ja seal oli üks hästi konkreetne tehnika, kus ma õpetasin siis kõiki asju enda küljest lahti arutama. Kõiki vanemate teemasid, sest me lastena ju puugime ennast täis vanemate ja vanavanemate teemasid, need tulevad meile ju suguvõsa liini pidi, eks ju. Nii et me oleme, ütleme nii, et selleks saaks, kui me läheme kooli, oleme me ennast nagu täiesti totaalselt kinni programmeerinud. Ja need programmid juhivad kahjuks meid ka 50 ja 60 ja 70 aastaselt, kui me nendega ei tegele.
ja sellepärast osad inimesed ei kasvagi suureks. Mina näiteks olin jäänud ka ikkagi kinni 8-aastase pille tasandile suhetes isaga. Aga see suhe tuli edasi mulle minu partneritesse. Ja kui sa ikkagi täiskasvanud naisena käitud nagu 8-aastane, siis ausalt see ajab ikka ennast õudselt vihale. Aga sa ei saa mitte midagi teha, seepärast, et see programm lihtsalt niimoodi lüpsust sul käivitub, eks? Ja kui sa ei saa aru, et nüüd juhib sind programm ja nüüd sind juhib pubekas, on ju, siis sa ei saagi, siis sa oledki täiesti võimetu selle programmi ees. Väga kihvt lähenemine sul selle koha pealt just, et mõtleks lausa, et mul tõenäoliselt plahvatus. Et ma olen sinuga hästi sarnane, mulle tundub vähemalt selle koha pealt. Ma näen sinust seda kohta, mida ma näen endas ja mida ma enda puhul, mille avaldumist või käivitumist ma nagu ootan, et ma olen ka see kameeli on selline, et mulle meeldib elust enesest kogemustest, taipamistest hästi eksistentsiaalselt, filosoofiliselt endale midagi selgeks teha ja mul on oskus seda edasi anda läbi enda informatsiooni ja enda kogemus siis kokku panna niimoodi, et saab aru ka 60-aastane inimene, saab aru ka 5-aastane inimene. Ja tundub, et saad samasugune. Ja see sinu meetodit lähenemine, et teha kursus ainult ühe korra põhimõtteliselt ja need vahetuvad vastavalt sinu enda arengule teemale on midagi, mida ma täna võib-olla viimase sihukese paari kuu või kvartali jooksul olen hakanud rohkem nagu tunnetama ja katsetama, et mis ma nagu veel teha tahaks ja kuidas. Mul on näiteks 4. raamat kirjutamisel. Ma tükk aega mõtlesin, kuidas seda teha. Ja ma ei olnud nagu ühtegi visiooni, ma tean, see on raha teemal. Kuna rahaga on nagu suurim õppetund täna. Ja ma ei suutnud nagu lahti mõtestada, kuidas see on ja mis ei ole. Ja siis ma lõpuks ei mõelnud välja seda, aga sõber ütles mulle üks huvitav lause, et ma olen kuulanud su podcast'e nagu kõik need 7 aastat. Et sa kogu aeg rääkinud sellest teemast. Hakka esimesest episoodist alates nagu kirjutama lihtsalt, aga fookusega nagu rahavestlustel ja rahateemadel ja rahamõtisklustel ja kogemustel, mis sa oled kogenud. Et see ei ole kindlasti ainukene, kelle see kogemus on, aga pane see nagu sellisesse vormi, et see kõnetab. Ja siis mul lõi nagu pildis ära, et vaat, ja okei, see ongi see suund, või pea välja mõtlema ja ma räägin lihtsalt läbi selle teema, läbi enda filtri nii-öelda. Ja toon sisse siis teiste inimeste mõtted ka selle sama teemal, õppetunde. Et tundub, et sa teed nagu midagi sarnast, et sa nopid nagu elult endalt infot ja enda kogemusi ja siis serveerid seda kuidagi niimoodi kuninglikult. Ja, aga ma sinule tahaksin seda juurde öelda, et oled sa mõelnud kunagi, et sa võiksid lasta sellel raamatul ennast ise kirjutada? Ma ei tea, kuidas see peaks välja nägema. Lihtsalt, et sa lubad, et see raamat kirjutab ennast ise ja siis, kui sa oled valmis kirjutama, siis sa ütled, et no nii, davai, kirjuta nüüd ja siis paned käed klahvidele ja tuleb. Nii on eelmised sündinud. Ja, seda ma olen üritanud natukene forsseerida ja praegu ma sellepärast ei kirjuta ka, sest ma näen, et ma ei oska seda kirjutada. Ja, okei. Teda ei tule? No, ja. Või mida? No, küsimus on see, et mida sa kardad seal taga? Ei tea. Ja, just ei teagi. Ja kui sa julged sinna vaadata, siis seal on vastus. Omast arust julgen, aga võib-olla ei oska vaadata see näide. Me võime pärast vaadata, mis seal taga on. Aga mis puutub sellesse, et inimesed käivad kuskil ühel kursusel ja siis nad 7 aastat õpetavad seda ühte kursust, siis minu jaoks 7 aastaga muutub maailm nii palju. Ise ka muutud inimesena. Ja ma ei kujuta ette, et ma räägin 7 aastat ühte seda sama juttu, sellepärast, et see ei ole ju mina. See on mingisugune versioon minust, kes arvas, et see on tõde ja see on õige ja see on kõikidele vajalik. Ja kui nad suudavad, siis andku minna, aga ma olen küll väga nagu skeptiline selliste inimeste ja koolitajate suhtes, kes ütlevad, et ma olen seda koolitust juba 7 aastat teinud, et tule, et nüüd on sinu kord muutuda, et mul on väga suur skepsis. Et minu meelest tuleb infot iga päev, muutub maailm nii palju, iga päev tulevad isesugused energiad, isesugused planeetide seisud, mida pole siin aastatuhandeid olnud, eks ju, nüüd kõik äkki hakkab juhtuma, et see ei ole mitte kogemata nii, et see ikkagi on päris suur raputus, mis meil siin juba täna on ja mis siin veel edasi toimuma hakkab, et selles mõttes inimestel ikkagi sellest kestast välja ronimine peab ikkagi hakkama kiiremini toimuma, et nad saaksid aru, kuidas see maailm siin on kokku pandud ja kuidas meid tegelikult
pidurdatakse ja kinni hoitakse ja vot see on see, mis minus seda protestivaimu on kogu aeg hoidnud, et ma olen aru saanud südame tasandil, et see ei ole nii, aga ma pean nii tegema. Et ma ei pea seda õigeks, aga ma pean nii tegema ja siis ma olen teinud nii vähe kui võimalik neid peavasju. Ja see on uskumatu tegelikult, kui hästi saab mitte teha neid asju, mida peab tegema, aga muidugi sa pead hoidma suht madalat profiili selle juures. Et selles mõttes see, millega sa alustasid, eks, et sa ei saa nagu lennata, see on tõsi sellepärast, et sa ei saa endale tähelepanu tõmmata ja ma ikkagi arvan, et mitte ükski inimene, kes tajub maailma päriselt, tema ambitsioon ei ole saada Kroonika esilehele. Ma olen nõus. Selleni ma olen jõudnud ka siin viimase, ma arvan, 4-5 aastaga. Ma olen aru saanud sellest, et kunagi noorena, ja see on paljudel, ma arvan, noortel, aga võib-olla elukestvalt ka nagu teistel inimestel ka, võib-olla nagu surmani välja, mõnel on see tohutu soov olla kuulus, kui niimoodi võib nagu sillistada. Aga ma mingi hetk sain aru sellest, et esiteks ma ei jõua sinna, teiseks ma ei taha nagu sellisel viisil mitte kunagi figureerida, sest et see kuidagi on minu jaoks pole see. No jaa, sa ikkagi ajad oma asja ja kui sa ajad oma asja, siis sa sellesse glamuuri maailma lihtsalt sellisel kujul ei sobitu. Ja siis seal on hoopis teised väärtused, seal on hoopis teistsuguse eesmärgiga inimesed ja kui sa õpetad inimesi jõudma oma südameni, et nad hakkaksid vaatama, et mis on see, mis mulle teha meeldib ja kes ma olen ja missuguseks inimeseks ma siis muutun, kui ma teen seda, mida ma armastan. Siis see väline butafooria on kõik absoluutselt mitte oluline. Ja, aga seda on, ma näen, seda on nii raske edasi anda lihtsalt verbaalse kommunikatsiooni käigus inimene või ise kogema või sellesse seisundisse jõudma, kus ta saab aru sellest, et see kõik on nii nonsense lihtsalt või miks ma üldse tegelikult see on sama, mis ütles ka, et kui sa küsid inimeste küsimusi mõnikord, siis neil ei ole vastuseid, miks nad midagi teevad. Sama ka võib-olla seal seda üldelu elades, et nagu ma tegelikult võib-olla ei mõtlegi selle peale, et miks ma tahan selline olla, ma ei tea, sükke bravuuritar või käituda mingisuguses kindlate reeglite järgi, etiketide järgi või kanda mingi kindlate riided, sest niimoodi peab kandma või. No aga see on ka võib-olla mingi roll. Et sa oledki tulnud mängima seda rolli ja ühel hetkel sa ei saa sellest rollist enam välja. See on nii samastunud juba sellega. Et sa lihtsalt kaod siin ära, aga olgem ausad, ega siin on meil selliseid tarku tegelasi ka, kes tegelikult teavad küll, mida nad teevad, aga nad kasutavad seda bravuuri selleks, et luua midagi ägedat selle bravuuri varjus. Et selle koha pealt siin ikkagi tuleb vaadata, kes on kes. Aga siin on jällegi see, et kas see mulle sobib või ei sobi, eks? Et igaüks lõppkokkuvõttes ju ikkagi edastab oma sõnumit ja omal teadlikkuse tasandil ja oma südame järgi ja ei ole ju üldsegi mitte võimatu, et väga paljud inimesed ongi siia ellu seekord tulnud selleks, et kogeda tühjust. Aga ma ei viitsigi see elu mitte midagi teha, et mul eelmised elud on nii ägedad olnud, et tema see elu ma ei viitsi mitte midagi teha, et ma lihtsalt vegeteerin. Aga ma see elu olengi selline, ma panen ikka täiega hullu, ma teen kõik oma eelmiste elude jooksul tegemata jäänud asjad ära, ma panen nagu täiega hullu. Ja siis tulebki üks lollus teise järel ja ta ise on nii rahul selle juures ja miks mitte? See on ka kogemus. Just, et mul on sellist kogemust vaja, nii et selle koha pealt ikkagi ei saa nagu hukka mõista mitte ühtegi inimest, kes maa peal elab, sest kõik, kes elavad, kõikidel on just see roll täita, mida nad täna oskavad täita. Ja see, kuhu poole või kuidas nad arenema hakkavad, seda ei ole võimalik ette ennustada. Ja inimesed, kes minu juurde jõuavad eraseanssidele, ma neid väga palju vastu ei võtta, sellepärast, et ma ei ole nagu seda meelt, et ma hommikust õhtuni inimesi terve päev. See nagu ei mõju lõpuks endale hästi, aga need, kes jõuavad, siis kogu aeg midagi muutub nendes. Aga ma ju ei tea, mis või kuidas. Ja kui inimene läheb ära ilma selle programmita ja näiteks tal seda ohvrimeelsust sellisel kujul enam ei ole, või sõltuvust sellisel kujul enam ei ole, siis kas ta oskab selles uues vormingus edasi elada? See on ka selline
riskibusiness tegelikult, et sa ei tea, milline sa oled ja see tekitab segadust, sest kui sul see klikk siin ära käib, eks ju, ja see, kui sul raku tasandil muutub see programm, mille järgi sa oled elanud, iga rakk su kehast teab, mis ta nüüd tegema peab, ehk et me taastame selle algse seadistuse, on ju. Siis ta on täiesti teistsugune. Tema identiteet muutub hetkega, aga kas ta suudab sellest nagu reaalses elus selle identiteedi taha iseennast ehitama hakata, see sõltub inimesest. Ja kui ta ei suuda, siis ta tasapisi vajub sinna samma mustrisse tagasi. Sa mainisid seda teraapiat ja üks ühele, kust kohast, mis on see leht, kuhu minna võiks, et saaks rohkem lugeda või sulle kirjutada või nii-öelda broneerida endale mingi vestluse? Mul on oma koduleht muudanommaelu.ee ehk et mida me siin muud teeme, kui muudame oma elu iga päev paremaks ja sellisemaks, nagu sobib. Ja seal ei ole kõiki koolitusi kodulehel, aga seal on ka koolituskeskus ja seal on nüüd küll kõik koolitused väljas. Väga palju on neid. Ja ma arvan, ma olen teinud umbes 200 koolitust. Väga palju vaatasin, et teemad on nii erinevad, et mul tekkis tunne, ma tahan kõiki lihtsalt või vähemalt üle ühe nagu läbi vaadata, mis see räägitakse. Ja kus juures see on selles mõttes nagu väga huvitav, et mul lapsed nagu, vabandust, ma pean köhima. Selle saad välja lõigata. Et mul lapsed on öelnud, et miks sa ei või ühel teemal rääkida? Miks sa hüppad ühest teemalt teisele? Siis mul elus tulevad erinevad teemad ette. Ei ole ühe teemaline. Ja, et kui me räägime sinust kui isiksusest, siis ei ole sina ja edumeelsus või eesmärgid või enesekindlus ainult. Seal on taga veel 1000 erinevat asja. Ja need asjad, mis tunduvad alguses, et nad on nagu kõrvalised, need tegelikult muutuvad määravaks. Ja sa võid selle ühe nii-öelda pisi asja taha jääda nagu täiega kinni. Ja sa ei saa edasi, sellepärast, et sa seda pisikest koma kohta seal ära ei vaheta. Ja see on nii naljakas. Seal Muudan oma elu kogukonnas, millest ma alustasin, seal on mul kõik need teemad, millest ma alustasin ka tegelikult podcastidega, aga läbi Zoomi, sest ma ise ei julgenud rääkida. Aga siis oli nii, et mul käis külaline ja siis ta tõstis mingid teemad üles ja siis me järgmisel korral tegime need teemad siis nagu energeetiliselt korda. Ehk et me vabastasime neid energiaid, mis on nendes lausetes kinni, mis siis seda hirmu või mis iganes teemasid me seal puudutasime, leina ja asju. Ja need protsessid töötavad tänaseni, ehk et kui, mis vahe on siis ütleme, Muudan oma elu koolitustel ja minu koolitustel on üldse on see, et me ei räägi ainult sellest, kuidas teha, vaid me nagu reaalselt teeme korda, et sellel ajal, kui mina räägin, sinul energiat muutuvad, sul ka praegu muutuvad muideks. Mingid asjad sul nagu muutuvad sellepärast, et ma mõjutan täiesti tahtmatult sinu energia välja, sinu alateadvust ja mingid asjad maanduvad sulle hoopis teistsugusel kujul. Nii et väga palju imelikke asju võib juhtuma hakata pärast seda, kui minu koolitust kuulata, sellepärast, et reaalselt sinu füüsilises kehas on toimunud muutused. Ja ma tunnen seda. Selles mõttes ma võin sulle nagu öelda, enne kui sa ütlesid seda, mul käigis peast läbi siuke mõte korduvalt, et üle pikka aja üks siuke saade, mida ma ise nagu naudin, mitte ma teisi saated nagu üldse naudiks, aga et nagu head saated, väga head saated ja nagu sellised nagu meh. Oli ka, aga nagu siuke. Sinuga ma täiega naudin ja tekkis kohe mõte, et pagana peaks elukaasa nagu kuulama seda kohe. Siin on nagu nii palju mõtteid, mida võtta kaasa, mitte mul loodan, et kuulaja paneb tähele, mida me räägime. Et ja, ma tunnen. Ja, aga see, millest sa veel aru saad, on see, et sul käivad sibjelused praegu mööda keha. See tähendab seda, et energia liigub ja vahetab oma asukohta.
ja mingisugused plokid kuulajatel ka, kui sul praegu sipelgad jooksevad kas või väga vaikselt, siis mingid asjad sinu kehas, mis on oma aja ära elanud, need lihtsalt hakkavad lagunema, sest minu taotlus, ma ikka tulen igale poole taotlusega, ma nagu ilma taotluseta ei räägi enam midagi, oli see, et kõik see, mis on valmis täna meie füüsilistest kehadest ära minema, see minu jutu ja energiatöö tulemusena täna ära läheb ja midagi head ja paremat tuleb asemele, eks ju. Et see lihtsalt on nii, ma ei saa sinna midagi teha ja sellepärast ma nüüd täna täiesti taotluslikult seda kasutan. Et ka need inimesed, kes sellest nii-öelda energeetika maailmast mitte midagi teada ei taha, et ka nendel oleksid muutused kehatasandil ikkagi olemas, kas või natukese südamerahu ja leebuse poole, et neid ärevust ja kõiki neid asju ikkagi natukene taltsutada. Sest see maailm on täna läinud üle väga vihapõhiseks. Ja see viha on üles tõusnud täiesti teadlikult sellepärast, et nad hakkavad kaotajaks jääma. Ehk et kaotajaks kellele ja millele? Ütleme, et see uus puhtam valgem maailm trügib sellele mustale ja ärapanemisele nagu peale. Ja siis nad siin võitlevad omavahel, eks ju, ja siis sellised minusuguseid inimesi on ju Eestis päris palju, kes erinevatel teemadel sõna võtavad igaüks oma moodi, et see sõltuvad sellest, mida keegi oskab ja kuidas talle antud on, siis eks me vaikselt tilgutame vaata ja mulle nii meeldis Ants Rootslane kunagi ütles, et inimesed lähevad hulluks karjakaupa, aga tervenevad ükshaaval. Et sellepärast ma olengi kõik oma iseenda tervendamised ja taipamised salvestanud, et sest ükshaaval me ei jõua keegi inimesi tervendada. Aga nad saavad tulla ja kuulata täpselt seda, mis on neile jõukohane, sest võib-olla, et kui inimene täna tuleb ja hüppab kohe minu koolitustele, ta ei pruugi mitte midagi aru saada. Sest ma olen juba neid teinud, eks ju, tänaseks äkki 7 aastat. Ma arvan, et 2019 oli äkki või 2020 oli, ma ei mäleta enam, millel esimene saade oli või lindistus, mis ma tegin. Ei, see pidi ikkagi olema 2019, sest mul ei olnud jalgu, ma olin voodihaige. Ehk et ma olen päris palju teinud ja võib-olla, et siis tema peab alustama sealt, kust mina siis olin. Eks, et ta jõuaks minuga käia ühes tempos. Aga tollel ajal, kui mina alustasin, ei olnud, tugisüsteemid olid ikkagi oluliselt viletsamad kui täna, eks ju. Neid koolitusi ja seda infot ei olnud sellisel kujul. Küll juba tuli vaikselt, aga täna käivad muutused niimoodi. Eks see teema, millega mina maadlesin kuid, on täna tehtav 2 tunniga. Et selles mõttes on maailm nagu väga-väga ägedaks muutunud, et sa saad väga kiiresti teha väga suuri muutusi, aga sa pead olema selleks valmis. Tulles nende koolituste juurde muudan oma elu.ee, siis sa korra mainisid ka seda suhteselguse koolitust. Sellel on tehtud eraldi pakkumine tegelikult tänase saate jaoks. Jaa. Oli nii? Jaa. Just. Jaa. Mul on selline pakkumine, et kui sa tuled suhteselguse koolitusele, siis sa saad õnneliku elu baaskursuse ka kaasa. Ehk et sa hoiad päris palju raha kokku.